Tere! Täna siis räägime natukene koristusest laiemalt. Kõigepealt tahaks ennast tutvustada, kes mina olen. Mina olen Dmitri Jurev, mina olen Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, et oman kõik need pädevused, mis on sellega seotud. Annan koolis loenguid puhastusteenindajatele tase 3, puhastusteenindajatele juhendajatele, mis on tase 4 ja puhastustööde juhtidele. Samas annan ka loenguid eripuhastustööde teemadel, ehk siis väga laia profiiliga. Aga millest me täna siis räägime? Täna me räägime Sinneri ringist, mis see siis on, pH-tabelist, kemikaaliohutusest, natukene mustusest üldiselt, mikrokihust, mis on väga huvitav ja oluline teema, moppide-lappide valimine, kuidas neid kasutada, kuidas neid hooldada. Ja siis läheme juba natukene spetsiifilisemaks, ehk siis köökide koristus, sunruumide puhastamine ja kui jääb aega üle, siis ka desinfitseerimisest. Nii, Sinneri ring. Mis asi on Sinneri ring? Sinneri ring kujutab ennast 4 elementi, mis peavad puhastusprotsessi käigus olema omavahel tasakaalus. Kui te muudate ühte elementi, siis miski peab tulema asemele, ehk siis ei saa ühte elementi ära võtta ja midagi asemele mitte panna. Need siis elemendid on keemia, ehk siis puhastusvahendid, mida me kasutame, siis on temperatuur, mis on hästi oluline, siis on ka mehaanika, ehk siis füüsiline jõud, kui palju me peame asju kraapima, küürima, nühkima ja nii edasi, ja samas on ka aeg. Kui palju meil aega läheb selle koristamisele, kui palju aega me midagi leotame, ehk siis see kontaktaeg ja kui kaua peab see vahend mõjuma pinna peale. Keemia, see on puhastusaine ise, kontsentraat või lahus, et see põhimõte, mida tugevam ja kontsentreeritum, seda vähem me peame küürimist tegema, seda vähem me peame kasutama muid faktoreid, aga tugevam kontsentraat ja tugevam aine lahus võivad ka pinda juba kahjustada. Ehk siis puhastuse asemel me tekitame juba kahju. Siin peab vaatama, et see ei oleks liiga kange, aga samas mitte liiga lahja, mis ei anna mingit tulemust. Temperatuur on see siis kas on kuum või külm aine. Üldiselt puhastuses me kasutame ainult külma vett, kui ei ole sätestatud teisiti. Need enamasti on rasvaeemaldajad. Rasvaeemaldajad peavad olema natukene soojemad, puhastatavad pinnad peavad olema soojemad, pannid, potid, ahjud, need peavad olema pigem isegi kuumad, et mustus paremini eralduks, eriti rasvased, et rasv sulab. Alates 40 kraadist hakkab muutuma pehmeks, hakkab siis sulama. Mehaanika on siis see füüsiline jõud, see on see füüsiline töö, mida me teeme, siis hõõrume, küürime, kasutame masinaid või siis survepesureid. Põhimõte on selles, et kui mustus on tugevalt kinni kuivanud põrandale, siis peame kasutama rohkem mehaanikat, mehaanilist jõudu, kõvem hari, tugevam masina surve ja võib-olla peame ka vähem kemikaali kasutama. Või siis aega. Aeg on see kontaktaeg, see on see aeg, mille jooksul puhastusvahend on mustusega kontaktis ja reageerib. Ehk siis mida kauem ta reageerib mustusega, seda kergemini seda on eemaldada. Põhimõte on sellest, mida kauem ma lasen kemikaalil töötada, seda efektiivsemalt see lahustab mustust. Kui need faktorid on kõik ilusti tasakaalus, siis on ka puhastamine palju kergem. Aga mis juhtub, kui ma võtan ühe elemendi ära? Näiteks võtan täitsa ära kemikaali. Loobun kemikaalidest, hakkan puhastama ainult näiteks veega. Mis see tähendab? See tähendab seda, et miski tuleb asemele. Ja kõige suure tõenäolisem, et tuleb hästi palju seda küürida. Ja siis mehaaniline jõu osakaal tõuseb, suureneb. Me kulutame rohkem aega ja me peame tugevamini seda küürima. Kas on see võimalik ilma kemikaalideta koristamine? Jah, on võimalik. Aga millegi peame selle kompenseerima, seda kemikaalide puudust. Ja
kui me räägime juba kemikaalidest, siis kemikaalide valik on nii suur, et ja tihti me ei tea, mida me peame valima. Selle natuke pea eest ära. Et vahendid on hästi palju. Poodide riiulid on täis kemikaale, et ja mida me täpselt peame valima, tihti me ei oskagi valida. Lihtsalt hakkame lugema etiketti. Professionaalses koristuses me kasutame juba sellist teaduslikku lähenemist, et me vaatame juba mitte ainult selle kaubanduse toote etiketi peal lihtsalt selle ruumi, kus seda kasutatakse, sest vahepeal võib ka olla need erinevad vahendid erineva mustuse jaoks, aga me vaatame ka pH-tabelit. pH-tabel meie jaoks on kui väike kompass. Ta näitab meile suunda, kus seda vahendit kasutada. No näiteks, et kui me vaatame näiteks, võtame selle profitoote torvankontsentraat, see on üldpuhastusaine, temal on kontsentraadis, ta on pH väärtus 9,5 ja kui me teeme valmislahused, on 7,5. Ja siis me juba selle järgi saame aru, kus ma seda vahendit võiksin kasutada ja millist mustust ma saan sellega eemaldada. Kui ma võtan näiteks teise toote, Chemi-Pharmi Boso, et mille pH kontsentraadis on alla 1 ja valmislahusest on 2-5. No sõltab, kui palju ma seda lahjendan jällegi. Ainult vaadates seda pH väärtust, ma saan juba aru, kus ma seda vahendit saaksin kasutada. See on juba selline professionaalne lähenemine, et me teame täpselt selle pH tabelit, et me siis oskame selle järgi valida puhastusvahendid. Vaatame, mis see pH tabel siis on. Et pH tabel on selline skaala 0-14. Vahendid, millel pH skaala on 0-6 ja siis 0-5, et see tähendab, vahend on happeline. Happeline ja seda rohkem kasutatakse sanitaarruumide puhastamisel või siis ehitusjärgse koristuse ajal. Neutraalsed meil on 6-8 ehk siis 7 lähedal. Neutraalne lahus keemiliselt on pH 7, aga koristuses me ei ole nii täpsed ja me siis peame neutraalseteks aineteks 6-8. On igapäevane hooldus, kus vahendid on sellised nõrgemad, sellised, mis ei kahjusta pindasi, nad on suht ohutu kasutamiseks ja nad muidugi ei ole nii tugevad, et nad ei eemalda sellist rasket mustust. Nad eemaldavad pigem sellist igapäevast, mis ei ole veel kinnitunud, mis ei ole kinni kuivanud, mis oli pinna peal stiilis mõned tunnid, maksimum seal päev 2, et neutraalsed ained saavad sellega väga hästi hakkama. Ja siis meil on eraldi ka aluselised ained, mille pH väärtus on 9 ja üle, 8 ja üle, et siis kuni 14-ni. Et ehk siis pH skaala näeb välja umbes niimoodi, et neutraalsed on keskelt, need on nõrgemad, nad on ohutud, nad on igapäevaseks kasutamiseks. Mida madalam pH on, seda intensiivsem mõju on pindadele ja mineraalsele mustusele. Kõik, mis on kuiv, krobeline, murdub ja natukene meenutab liiva, see on kõik mineraalne mustus. Mida kõrgem pH alates 7 keskkohast, mida kõrgemaks ta läheb, seda intensiivsem mõju on orgaanilisele mustusele. Ehk siis see, mis oli kunagi elus, olgu see taimne või loomne päritolu, mida rohkem rasvast või õlist mustus pinna peal, mida rohkem see on kinnitunud, seda tugevama aluse me peame valima. Ehk siis kui meil on köögis sellised kergemad pritsmed, me võib piirduda siis vahendiga, mille pH on seal 8-10. Kui meil on juba silmaga nähtavad väga rasvased pinnad, et see on juba 10-12. Aga kui on juba grilli alused restid ja kui see on juba kinni kõrbenud ahi seest poolt, siis muidugi ta on juba pH 12-14. Siin tuleb meeles pidada, et mida kangemad ained on, mida nad on rohkem lähemale nendele
väärtustel, seda kangemaks muutub see aine ja seda tugevam mõju on nii pinnale kui ka teie nahale. Ehk siis kokkupuude sellega võib olla üsna valus, ja see võib isegi tekitada mõne nahakahjustusi ja muid tervisehädasid. Ehk siis, kui me kasutame vahendid, mis on sellised 0–1 või 13–14, kindad ei ole juba valikuline, see on juba kohustuslik, et kindad me kasutame ennast kaitsmiseks, ja kui me teeme intensiivset tööd, pritsmed lendavad, siis kindlasti me kasutame ka näo ja silmakaitset, et vältida seda kahju tekitamist iseendale. Lihtsalt proovime meelde jätta. Neutraalsed ained on igapäevaseks kasutamiseks, need ei vaja juba kindaid, need ei vaja mingit erilisi isikukaitsevahendeid, et need sobivad ainult sellise kerge mustuse koristamiseks. Kui meil on puhastus igapäevane, ehk siis mustus ei ole pinnale kinnitunud, meil ei ole sellist raskesti eemaldatavat mustust. Neutraalsed vahendid sobivad sinna väga hästi. Aga kui meil on juba kinni kuivunud veepritsmed, katlakivi on kuskil tekkinud, siis muidugi me peame võtma happelisi vahendid. Et enamasti see on sanitaarruumid. Kui meil on juba köögipind või tööstus, kus on mootorõlid või praadimise õlid ja rasvad, see muidugi siis eeldab, et me kasutame aluselisi aineid. Siin ma tõin sellised nagu näited, millised vahendid võiksid olla kasutuses. Katlakivi ennetamine, ta võiks vahendid olla 3–5, et vahendid näiteks sidrunappe baasil või piimappe baasil, et kohvi masinate puhastamisel katlakivi eemaldus veekeetlitest. Aga kui on juba mõõdukas katlakivi, seal juba kangemad happed, on fosforhapped, eemaldame seda, mida me silmaga näeme, seda katlakivi kihti. Ja kui on juba väga suur katlakivi kiht, et see me juba mitte ainult silmaga näeme, me saame juba seda katsuda, me juba tunneme, et siis muidugi kasutame väga-väga tugevaid vahendid, ehk siis on fosforhappe või soolhappe, aga kindlasti juba kasutame väga häid isikukaitsevahendeid. Kui meil on pinna peal sõrmejäljed, et võtame nõrga aluse, kui on juba pinnad näha, et väga rasvased, juba küüne alla saab seda rasva koguda, et see tähendab, et me kasutame juba hästi kangeid aluselisi aineid. Ja muidugi grillpuhastuse vahend, kus on juba kinni kõrbenud, et niisama see mustus ei eraldu, siis me kasutame grillipuhastusvahendit, mille pH on juba seal üle 12. Kui me juba siis räägime kemikaalidest, et siin tuleb meeles pidada ka kemikaalide ohutusest. Et kemikaale on vaja märgistada nõuete kohaselt, mitte nii, et me võtame mingi suvalise pudeli, võib-olla markeriga kirjutame peale, et seal on hoopis teine vahend, et see tegelikult päris ohutu ei ole ja oli hästi palju juhtumeid, kus kasutati pinna peal vale vahendi ja siis tekitati juba mingi pinnakahjustusi, et välistada ka sellise tervisele tekitavad kahju, et me pigem ei hoia kemikaale ja toitu või jooke nagu koos ühes ämbris. Ja muidugi ladustamine, et kemikaale me ei hoia kuskil seal, kus meil on toit või muud asjad, mis kokkupuutega võib juhtuda mingid tervisekahjustusse tulevikus, et seda vältida, neid kemikaale hoitakse eraldi ruumis, eraldi riiulitel või eraldi täitsa kappides. Väga oluline, et need kemikaale utiliseerida õieti. Kõige parem viis on ikkagi ära viia seda jäätmejaama, et seal on eraldi konteinerid, kus neid kemikaale viiakse ära ja seal utiliseeritakse nõuete kohaselt. Kuidas kemikaale kasutada, kuidas neid utiliseerida, millised on need esmaabi meetmed, kui on midagi juhtunud, seda infot meie leiame ohutuskaartide pealt. Profikeemiatel ohutuskaart on alati olemas. Kui edasimüüjad ei anna teile kohe, et te võite nende käest küsida, nad hea meelega teile saadavad või trükivad välja neid ohutuskaarte. Ohutuskaartidel on olemas kõik see vajalik info, et kõigepealt millise ainega tegu on, et millised ohud kaasnevad selle vahendi kasutamisega. Toon näiteks, siin on liimijääkide eemaldaja,
kui ma vaatan lihtsalt neid märke lihtsalt, et ma juba siin näen, et see aine ei ole päris tore kasutamises, kõigepealt ta on tuleohtlik, ehk siis ta kergelt on süttiv, ta ärritab nahka, see tekitab väga tugevaid tervisekahjustusi ja see on muidugi ka loodusele mitte väga sõbralik, sest ta ilmselt mürgitab veeorganisme ja nii edasi, et ehk siis selle vahendi kasutamine peab olema minimaalne ja igatpidi kontrollitud. Kui ma loeksin veel edasi, mis siin kirjas on, et alla neelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav, et see on täitsa mürgine aine, ja me tihti ei panegi tähele sellele, sest etiketil see info puudub, ta lihtsalt ei mahu sinna. Nii et on väga hea lugeda ohutuskaarte ja tutvuda nendega, millise aine ma kasutan ja mis võivad olla need tagajärjed. Ja järgmine tähtis punkt selles ohutuskaardis on jagu 8 ehk siis kokkupuude ohjamisega ja millised isikukaitsevahendid ma peaksin kasutama. Ma lasin tehisintellektil natukene teha igasuguseid videosi, et mis võib juhtuda vale aine kasutamisel, et vaatame, mis sellest välja tuli. Ei, see ei ole hea mõte. Oh jumal, mis ma tegin? Põrand on täiesti rikutud. See oli ju happeline. Mis ma nüüd siit teen? Appimus ma tegin. See on ju marmor. See ei sobi üldse. Nüüd on kõik. Oh, ei. Vahet pole. Ütlen, et see oli enne mind. Tehke lahust. Ise ei tea, millest räägivad. Tean ise paremini. Alati kontrolli etiketti enne, kui hakkad kemikaale kasutama. Jah, ma saan aru. Selles mõttes, et tehisintellekt sai väga hästi hakkama sellega, et ikkagi me peame lugema etiketti, mis seal kirjas on, mis ohud võivad sellega kaasneda, mitte ainult terviseohud ja ka pinnad võivad olla rikutud. No siin ongi mõned näidised, mis juhtus pindadega, näiteks siin on näha happekahjustused. Happe jäi pinna peale liiga kauaks, kasutati kontsentraadis liiga pikka, lasti mõjuda ja liiga palju vahendit ilmselt kasutati, et jah, katlakivi siin puudub, aga siin juba selle asemel on need inetud sellised söövitused, mis enam väga ära ei tule, sest see metallpind on tugevalt ära söövitatud. Siin näiteks pildi peal on näha, et metall puudub, pritsitakse peale ja lihtsalt ei tehta rohkem midagi ja muidugi happe mõjub pikalt edasi, et ta ei aurustu nii kiiresti ära ja kui on see keskkond sobiv selline, et on niiske, et siis happed mõjuvad hästi pikalt ja hästi sügavad ja tekitavad selliseid pöördamatu kahjustusi. No siin on näha, et ei ole veel kahjustus, aga on näha, et kasutatakse liiga palju puhastusvahendeid. Ehk siis juba tekkis selline vikerkaare taoline kiht, et mis niisama ära enam ei tule, siin peab juba kasutama küürimisvahendid, et sellest lihtsalt lahti saada. Mõned kahjustused on kohe nähtavad, aga mõned nagu ei ole. Toon näide näiteks tavaline poest ostetav harpik, ehk siis WC puhastusvahend, mis on mõeldud happelisi vahendid taluvatele pindadele, ehk siis keraamilisele plaadile, ajants, potid, kraanikausid ja nii edasi. Aga tihti seda kasutatakse ka vuukide puhastamiseks. Kui vuugid on juba tumedaks läinud, et siis pantakse harpikud sinna peale, et kuna ta sisaldab 9 grammi soolahapet 100 grammi peale, ehk siis ta on 9% soolahappe lahus. See küll puhastab väga hästi, me näeme kohe reaktsiooni, hakkab mullitama, hakkab seal kihisema, ta söövitab selle mustuse lahti ja muidugi vuuk muutub puhtaks, et ja ta võtab selle mustuse ära, aga selle tagajärjel ta söövitab ka seda vuuki ennast. Ühe kasutamise korraga kindlasti midagi ei juhtu. 2 korraga midagi ei juhtu, aga kui me seda kasutame pidevalt, tagajärg võib olla selline nagu siin pildil, et siin Tartus ma ühes
asutuses nägin, kus ma tean, et seal nad kasutavad hästi kangeid happeid, hästi kangeid lahuseid, et tihti ka kontsentraadis, et seda vuuki enam lihtsalt ei ole. Pinnad on täiega ära söövitatud. Siin tuleb lihtsalt juba tegeleda uuesti vuukimisega, võib-olla mingi teise remondiga ka. Nii, räägime natukene ka üldpuhastusainetest. Mis on üldse üldpuhastus? Üldpuhastus on igapäevane ennetav töö, millega eemaldame lahtise mustuse, kergelt kinnitunud mustuse, näiteks tolm, rasv, valgujäägid, mõned söögijäägid, et lihtsalt tagada selline hügieeniline meeldiv keskkond. Need vahendid sisaldavad pindaktiivseid aineid ehk tensiide. Mis on pindaktiivsed ained? Üldiselt saab öelda, et need on ained, mis tekitavad hästi palju mulle. See on sellised väiksed magnetid, mis kleepuvad selle mustuse külge ja veega on ilusti eemaldatavad. Aga kui kasutada liiga palju pindaktiivseid aineid, jääb meile pinnale kiht, et siis põrand muutub lihtsalt nakkuvaks, ja mustus hakkab sinna kleepuma väga-väga kiiresti, isegi rohkem kui ennem oli. Ehk siis ületoseerimine kunagi ei ole hea. Tootjad tihti kirjutavad pakendile nende soovituslikke koguseid, mida võiks panna lahusesse, et protsentides või milliliiter liitri kohta või näiteks ämbri kohta üks korgi täis, et meile tundub jah, et me võime valada pudelist, tundub, et nagu mida rohkem seda parem, aga tegelikult nii ei ole, et ja oma töös ma hästi palju tegelen sellise tagajärgede likvideerimisega, ehk siis peab eemaldama selle vana mustuse, mis on juba kinni kleepunud ja selle ainet on nii palju, et tihti ongi, et lihtsalt teadmatusest kasutatakse liiga palju puhastusvahendid igapäevaselt, kui seal isegi seda vaja ei ole. Üldpuhastusainete muidugi suur pluss, et nad on nahale sõbralikud, me ei pea kindad kasutama, muidugi kui kasutame kontsentraati, kindlasti me paneme kindad kätte, et vältida seda negatiivset mõju, aga ta on ikkagi nahale leebem ja igapäevaselt see kahjusta pinda ja see, et ta on neutraalne ei tähenda, et ta ei ole tõhus. Need vahendid on ikkagi tõhusad ja väga-väga hästi eemaldavad sellise kergema mustuse. Kui me räägime hapetest, haped on mineraalide eemaldamiseks, et jällegi mineraalid tihti tulevad meile koos veega. Meie vesi on väga lubjane, et kaltsiumi sisaldus on väga-väga kõrge. Tihti me näeme seda just duširuumides, nurkades, seinte peal või trapikohtade peal või kus vesi pidevalt voolab või tilgub, et me näeme selliseid mitte ilusaid tagajärgi. Happeid valides me peame sellest pH väärtusest ja mida väiksem number, seda kangemaks muutub see vahend. Kui nagu need pildi peale on välja toodud sellised kihid, siis muidugi see happe peaks olema seal 0, 1, 2 isegi siin visimsed hakkama ei saa. Aluselised ained on rasvase ja õlise mustuse eemaldamiseks. Näiteks köök. Köögis meil on juba kinni kõrbenud rasv, siis me peame võtma aluse, mille pH on 10 ja üle. Ja kui on see kiht on väga suur, et see on grillrestid või ahju sisemus on väga-väga selle rasvaga koos, et siis me peame võtma vahendi, mille pH on siis 12 ja üle, seal 13-14. Suurköökides tihti tehaksegi pinnad metallist, roostevabast, et roostevaba pind väga hästi talub aluselisi aineid, et seal ongi eelduseks, et me peame kasutama kangeid aineid, et siis pinnad on juba nende ainete taluvad, ehk siis me võime sealt julgelt kasutada, aga meie kodudes tihti pinnad ei ole kangeid ainete taluvad, see on näiteks looduskivid või muud. Aga muidugi ained ei ole head ainult, et neutraalsed happed ja alused, on ka neid veel erinevaid gruppe ja neid on väga palju ja tavaliselt pikkade koolituste käigus me õpime neid kasutama
need eristada, valida õiged vahendid vastavalt mustusele. No näiteks on abrasiivid, on ensüümid, pindaaktiivsete ainete vabad ained, on redutseerijad, oksüdeerijad, desinfitseerivad vahendid, need on kõik nagu eraldiseisvad grupid. Kogu siis vastuse protsess algab sellega, et me peame valima sobiva vahendi, mis sobib sellele pinnale ja selle mustuse eemaldamiseks, et peab olema see nagu just õige tasakaal, et me ei saa lihtsalt suvaliselt valida kõige kangem aine, et see muidugi väga hästi eemaldab selle mustuse, et on kangem, aga ta võib ka pinna kahjustada. Et kõigepealt, kui meil on lahtine mustus, siis me pigem kasutame lihtsalt kuiva pühkimist, korjame kokku, olgu see praht või tolm, aga kui meil on juba kinni kleepunud mõned sõrmejäljed, pritsmed, plekid, siis me kasutame vähe niiske või niiske pühkimise. Et juba teeme lappi niiskeks ja sellega pühime pinnad ära. Kui ta on vees lahustuv mustus, siis me kasutame lisaks veele ka juba alusellised aineid, kui lihtsalt veega ta ei ole eemaldatav, näiteks rasva kiht köögis, et ei pruugi niisama veega ära tulla, siis me kasutame aluselliseid aineid. Aga on ka plekke, mis ei ole vees lahustuvad, et need on juba igasugused naftatooted, liimid, silikonid, et lisaks me kasutame lahustid, et me lahustame neid ära, et kui meil on näiteks kinni kleepunud märts kuhugi, et siis selle jaoks meil on vaja lahustit juba. Me võimegi vaadata näiteks ühes ruumis võib olla niivõrd erinevaid mustuseid, et ehk siis ühe ruumi jaoks meil võib olla väga erinevaid aineid valikus, et meil ju on seal väga erinevad pinnad, näiteks happeid taluvad ja happeid mitte taluvad, näiteks taluvad happeid on klaas ja roostevaba teras või keraamiline plaat, me seal võime julge kasutada happeid. Aga meil on ka happetundlikud pinnad, näiteks juba metallid, messing, alumiinium või looduskivi, et seal me juba ei saa kasutada kangid happeid. Aga meil vannitoas võib olla peale mineraale võib ka keharasvad olla või meie pesemisainete jäägid, siis me peaksime kasutama juba orgaanika lahustamisel juba aluselised aineid. Või meil on mingi kosmeetikajäägid, et juba hoopis kolmas aine võiks olla valikus. Ja siin peab vaatama lihtsalt sellele, mis konkreetselt teie ruumis esineb. Sellest sõltubki see valik, et kas ta mustus näiteks on lihtsalt staatiliselt sinna peale tekkinud, siis meil aineid üldse ei pea kasutama, piisab kuiv pühkimisest lapiga või tolmuluuga, kleepuv jõud, siis me peame ikka vahendid kasutama, niiskust natukene vett juurde. Kui mustus on kinni jäänud pinna sisse mehaanilisel jõud, siis me peame ka kasutama mehaanikat selle eemaldamiseks, et harima, küürima ja nii edasi. Aga kui on juba sellised keemilised kahjustused, et pinnal on juba mingid pinnamuutused, et siin juba puhastusvahendiga ei pruugi selle plekil näiteks eemaldada, et eriti alumiinium on selline hästi tundlik metall, et kui sinna minna hästi kange ainega, me võime tekitada pööramata kahjustusi. Nii, aga räägime natukene ka mikrokiust. Mikrokiu on väga levinud puhastusmaterjal, mida me tihti kasutame, aga me tihti ei tea, mis täpselt see on, mis on mikrokiu. Me oleme kõik kuulnud, aga me ei mõista selle tähendust. Mikrokiu on kiu, mis on mikro, mis on peenike. Ehk siis nende lappide tootmisel kasutatakse seda lõnga, mis on hästi peen. Ja sellel peene lõngal on sellised peenikesed soonekesed, mis aitavad seda mustust paremini eemaldada. Kui me näeme tihti lappide soetamisel, näeme kirjas, et see on mikrokiud, aga tihti me lihtsalt peame uskuma, et see on mikrokiud, aga me ei pruugi teada, kas see on tegelikult mikrokiud. Sest paljud tootjad kirjutavad, et see on lapp ja lihtsalt see on polyester või polyamiid. Aga mikrokiud võib koosneda mikrokiud ongi enamasti tehtud polyester või polyamiidist, aga kõik polyester ja polyamiid ei ole mikrokiud, ta võib olla lihtsalt hästi jäme
kiu ja ta ei ole enam mikrokiu, ta lihtsalt kiu on. Aga mikrokiud, kui see kiud on niivõrd peenike, et siis seda saab nimetada mikrokiuks. No näiteks selle jaoks kasutatakse sellist mõõteskaalat nagu Decitex. See on kanga lõnga jämeduse mõõteühik. Ehk siis mikrokiud, kui selle paksus on väiksem kui 1 Decitex. Decitex tähendab, et 1 gramm seda lõnga sisaldab ennast 10 kilomeetri kiudu. Et ta on nii palju kiudu sees, et tal on 10 kilomeetrit, kui nüüd panna ritta, see on 10 kilomeetrit. Et see ongi 1 Decitex. Aga mikrokiud siis on 1 ja vähem Decitex. Et kui need odavad Hiina lapid, tihti nad on ka polester ja polyamiidist, aga nende kiu jämedus on seal 50 Decitex, et ta absoluutselt ei ole mikrokiud, ta on lihtsalt kiud. Ja mikrokiudu teebki eriliseks, ta on niivõrd peenike ja seal on need soonekesed, mis koguvad selle mustust endasse. Ja siin ongi väga tähtis meelde jätta, et kuna see on plastik, see polester polyamiid, see on plastiku variandid, et ta on jäik, kui ta on külm või toasoe. Mikrokiud muutub elastseks ainult alates 60 kraadist. Ehk siis kui me tahame lapid ilusti puhtaks saada, me peame pesema need pesumasinas alates 60 kraadi temperatuuridega, et kuni 90 selles vahemikus. Aga mitte alla selle, kui me peseme selle 30 kraadiga, see mikrokiud ei ole piisavalt elastne, ta ei anna selle mustuse sealt kiudude vahelt välja. Nagu siin selle väikse video peal on näha, et need peenikesed mustuse osakesed jäävad sinna lihtsalt kinni. Ja ajapikku need sooned ummistuvad ja lapid enam ei näe samasugused välja, nagu need algsed olid. Ja näiteks paari kuu pärast, kui lapp oli selline erk sinine või kollane, pärast ta näeb selline tuhm ja mitte üldse ilus. Ja ta ei pruugi juba olla niivõrd tõhus, kui ta ennem oli. Ja muidugi on oluline lappide kasutamisel ka selle õige niisutamine, et niisutusastmed on sellised väga olulised, et mikrokiu töötaks optimaalselt. Kui ta on liigselt küllastatud veega, ega ta enam ei puhasta, et seal on vett täis. Need kiudude vahed, kiudude sooned on veega ummistunud ja mustus sinna lihtsalt ei korja, me pigem ajame selle mustuse laiali. Et kõige lihtsam viis, kui teil on palju lappe kasutate, on lappide eelniisutamine, nagu on näha selle video peal. Koristuslappide ettevalmistamine. Voldi kokku vajalik hulk puhtaid lappe. Veendu, et virnaservad oleksid tasased, siis imendub niiskus lappidesse ühtlaselt. Lisaks lappidele vajad mõõtekannu ja sobivat ämbrit. Mõõda kannu õige kogus puhastusaine lahust. Vala mõõdetud puhastusaine lahus puhtasse ämbrisse. Aseta lapivirn pikk külg ees puhastusaine lahusesse. Lase lahusel 5 sekundit imenduda. Pööra lapivirn ämbris teistpidi. Niiskus ühtlustub lappides mõne minuti kestel. Lapid on kasutamiseks valmis. Ja nii lihtne see oligi, et lappe me lihtsalt niisutame õige kogusega, et keskmiselt see on 15 kuni 30 milliliitrit vedelikku ühe lapi kohta. Ehk kui mul on 5 või 10 lappi, siis ma korrutan selle koguse 5 või siis 10 vastavalt selle kogusele. Nii et see on selline optimaalne niiskusaste. Muidugi, kui mustust on rohkem, siis ka natukene niiskus võib ka rohkem olla, lihtsalt lahti leotada selle mustuse. Ja lappide kasutamine on ka omad soovitused, kuidas lappe kõige optimaalselt kasutada. Ja siin see on väga hästi välja näidatud selle video peale. Koristuslappide kokkuvoltimine ja pühkimistehnika.
voldi lapp keskelt 2 või 3 korda pooleks. Võta lapp kindlalt kätte, nii et see puutuks ühtlaselt vastu pühitavat pinda. Liigu ühtlaselt mööda pinda edasi, pühkides kata natuke juba pühitud ala. Pööra tähelepanu ergonoomiale. Väldi randme liigset pööramist. Kasuta ära lapi puhtad pinnad, keerates ühe külje määrdudes ette uus puhas külg. Vaheta kätt, et koormust ühtlustada. Toeta vaba käega pühkimisasendit. Jällegi, see kasutamine on selline soovituslik, et kasutada võimalikult palju ühe lapi pindu, et ühe lapiga saaks hästi palju mustust võimalikult palju kokku korjata, mitte laiali ajada ja hästi palju pindu nagu puhastada, et me ei peaks koguma seal kümneid ja kümneid lappe ühe ruumi koristamiseks. Mis on veel oluline lappide kasutamisel? Muidugi värvikoodid. See on jälle mitte kohustus, see on soovituslik kasutada erinevate pindade jaoks erinevaid lappe. Kõige tavalisem, kui ei ole kokku lepitud teistmoodi, siis soovitus näeb välja järgmine, et üldpinnad, kus ei ole mingit riske, on näiteks kabinetid, koridorid, klassiruumid, puhkeruumid, kasutame sinist värvi lappe, et me teame, et neid lappe kasutatakse ainult nendes ruumides. Kui meil on juba ikkagi madal risk, aga on toiduga kokku puutuvad pinnad, toidu ettevalmistamine või söömiskohad, pigem võtta teisi lappe, näiteks rohelisi. Et me teame, et need on köögipinnad ja need kohvikud ja restoranid, et me teame, et neid lappe kasutatakse ainult nende pindade puhastamisel. Kui meil juba tõuseb risk, kui meil on juba igasuguseid mustusele esineb pritsmeid, näiteks sanitaarruumid, niisked ruumid, kraanid, kraanikausid, peeglid, soovitatakse kasutada kollast värvilappe ja kui on juba sellised mittemeeldivad mustused esinevad seal, kus me kasutame juba kangeid kemikaale, mis ka punast värvi, juba risk mustust levitada, millele on mingi potentsiaalne oht. Me kasutame punaseid või roosa lappe. Ka vahendid on siis punased ja roosad, et me teame, et need on juba kõrge riskiga pindade puhastamiseks. Näiteks potid, pissuaarid või mingid nakkuse asjad. Muidugi, need värviskaalad võivad erineda vastavalt asutusele, haiglasse võib olla natukene teistmoodi, et seal näiteks valged on desinfitseerimine või ruumide koristamine roheline. Te võite muuta neid värve vastavalt oma vajadusele, aga sellest peab kokku leppima ja kuidagi kirja panna, et kõik saaksid aru ühtemoodi. Et neid lappe kasutatakse ühedes ja samades ruumides, mitte nii, et ma eile puhastasin poti ja homme ma siis lähen näiteks laste tuba koristama sama lapiga. Ta võib olla pestud korralikult, aga et minimiseerida seda riski, me kasutame sellist aseptilised viise, et me voldime, me kasutame õiget värve ja et me sellega oma käitumisega, oma puhastusprotsessis kasutame võimalikult palju sellised meetmed, mis välistavad ristsaastumist ja ristnakatamist. Aga neid värvekoodi kasutatakse mitte ainult lappide puhul, vaid ka tarvikute puhul, kui meil on harjad, mopid, kemikaalid, seal on ka olemas värvikoodid, et toiduainetööstuses väga palju kasutatakse erineva värviga tarvikuid. Näiteks punast värvi kasutatakse toores liha töötlemisel, et nendes ruumides, kus töödeldakse toorliha, ehk siis seal on kõrge risk, et on punast värvi. Allergeenid näiteks on roheline värv, et selle pähklid ja kõik muud allergeenid, ehk siis
on neid välistada ristsaastumist ja siis kasutatakse erinevaid tarvikuid. Räägime natukene ka moppidest. Kui me räägime praegu lappidest ja ka moppidest, moppid on need samad suuremad lapikesed, mida me kasutame põranda pühkimiseks. Pindade pühkimiseks on väiksemad lapid, aga põranda jaoks on sellised juba suuremad lapikesed. Nende suur erinevus on see, et kõigepealt me paneme neid millegi külge. Me võime need külge panna erinevate raamide külge. Ja moppide valik kõigepealt sõltub sellest, milline tarvik meil on juba tööl kasutuses. Et kui meil on näiteks haakuva takja poolega mopiraamid, siis me peame valima neid mopikesi selle järgi. Kui meil on näiteks duolapid ehk kahepoolsed, siis muidugi ainult nendes valikust, siis nad ei sobi oma vahel mitte kuidagi. Kuidas ma valin, et need mopid on erinevad väga selle kiu struktuurist ja pikkusest ja kuidas lõng on sinna külge pantud. Puuvillakrüül näiteks, et kasutatakse pigem kuivpühkimiseks, et lihtsalt kokku korjata see mustus, mis on lahtine ja staatiline. Pinnad, kus on läikivad, need on lakitud põrandad, sportpõrandad või koridorid, me võime kasutada lahtise tolmu korjamiseks. See ei ole pesemine, see on enne pesemist selline vahekoristus, et niiske pühkimine oleks tõhusam. Kui meil on juba rohkem mustust ja juba hakkab tekkima mingi tekstuur pinna peal, parketil või PVC-l, siis me pigem kasutame mikrokiudu, millele on hästi lühike. Need aasakesed on sellised lühikesed. Ja kui meil lisaks esineb ka hästi palju lahtissodi, siis me kasutame mikrokiud moppe, millel on veel servad natukene pikema karvaga, et ta eelnevalt pühib selle suure sodi eest ära, et siis lapp on niiske ja pühib ainult selle kinnitunud mustuse pinna pealt ära. Ja kui meil on juba sügava mustriga põrandakatte, kus on juba vuugid või mingi muu tekstuur, et siis me pigem kasutame pikema lõngaga need aasakestega moppe, et kus on juba seda kiuda rohkem, et rohkem korjata lahtist mustust ühe selle kasutamisega. Aga muidugi see eeldab, et me kasutame rohkem vett ka. Aga mida pikem kiu on selle mopil, seda rohkem ta enda järele jätab järgi seda niiskust. Ehk siis, kui me kasutame näiteks hästi märja meetodiga neid puuvillaseid nöörmoppe, et ta jätab pinda hästi märjaks. Ja kui meie vesi on hästi kare, siis ka peale selle laiali ajatud mustusele jääb ka see katlakivi sinna külge, et ja näiteks poole aasta pärast pind oli ühte värvi ja poole aasta pärast on hoopis teist värvi ja see juba ei ole nii kergesti eemaldatav. Aga kui teil muidugi hästi sügava mustriga pinnad on ja näiteks betoonis, kus on juba augukesed ja praod on, ega seal mikrokiu väga head tulemust ka ei pruugi anda, siis ta lihtsalt ummistab nii kiiresti ära, et ja me peame hästi palju neid mikrokiutlappe kasutama. Siis need nöörmoppide kasutamine on mingil määral ka õigustatud, aga pigem kasutada neid pikka narmadega nöörmoppe, need, mis käivad küljest ära, mida on masinas on võimalik ära pesta. Et siis see tagab seda paremat hügieenilisust. Kuidas valmistame ette moppe? Moppide ettevalmistamine on täpselt nagu moppide ettevalmistamine. Sea valmis vajalik hulk puhtaid moppe ja aseta need ühtepidi üksteise peale. Lisaks moppidele vajad mõõtekannu ja sobivat niisutuskasti. Mõõda kannu õige kogus puhastusaine lahust.
vala mõõdetud puhastusaine lahus puhtasse niisutuskasti. Aseta mopid kasti esiserv allapoole, nii et mopi küljes olev aas jääb üles. Niiskus ühtlustub moppides mõne minutiga. Mopid on kasutusvalmis. Jällegi, nii lihtne see ongi, et me lihtsalt kallame selle vee juba selle vajaliku koguse vett peale ja laseme sellel niiskused ühtlaselt laiali minna. Kui palju niiskust sinna vaja panna, sõltub sellest, millised lappe, moppe me kasutame. Näiteks vileda lappide puhul on juba välja arvutatud need kogused, et nagu näha sellest tabelist, et kui näiteks meil on mikrotekk 50 sentimeetrine, me tahame niisket pühkimist teha, et siis üks mopp vajab ainult 200 detsiliitrit, ehk 200 milliliitrit vedelikku ühe mopi kohta. Kuna see mopp on kahepoolne, ehk siis tal on vaja 2 korda rohkem vedelikku kui tavalise mopiga, kui tavalise mopile seda pantakse, et tal on pikad armad ja vedeliku kogus on siis vastavalt sellele palju suurem. Kui teil on kasutuses mõned teised mopid, Duodexid või Vicani omad, et parem siis küsida tootja käest neid niisutamisjuhendeid, et nendel kõikidel olemas, et või sapaks on teil, et siis et ka sapaksil saab kodulehel nendel see info olemas, et saab välja uurida, palju vedelikku me pean ühe mopi kohta panna. See soovituslikud näitajad on tootja pool välja arvutatud kogused, mis tagavad sellise optimaalse puhastuse, ehk siis ta eemaldab paremini mustust, mitte teeb põranda paremini märjemaks, et kui me paneme liiga palju vett, aga sellel ei ole seda puhastamisefektiks, ta ei eemalda mustust, ta pigem ajab laiali. Et mopp eemaldaks just pinna pealt seda mustust, pigem lähtuda tootja poolsetest soovitustest. Ja näiteks kuidas neid moppe kasutada, kuidas need külge panna, jällegi sõltub, millist tüüpi moppe teie kasutate, aga tavalised tootjad teevad videosi või annavad mingi juhendid, kuidas seda kõige paremini kasutada, et oleks palju mugavam seda teha. Näiteks Vileda tegi sellise. Reguleeritava varre kasutamine ja mopi asetamine plaattalusele. Võta kinni plaataluse kinnitusest. Keera kinnitust paar tiiru lahti ja võta ära kinnitusstopper. Ühenda reguleeritav vars mopiga ja sea avad kohakuti. Aseta kinnitusstopper oma kohale ja keera mopi kinnitus kinni. Jällegi kordan, et see kõik sõltub sellest, milline mopisüsteem teil kasutuses on. Järgmine väga-väga tähtis asi on moppide hooldus. Kuidas lapid, mopid õieti hooldada. Nagu ma ennem rääkisingi, väga oluline aru saada, kas on mikrokiud või puuvill, sest mikrokiud on niivõrd peen kiu, et ta ummistab kõik nii ära need oma soonekesed, et ongi tähtis valida see õige see puhastamise protsess. Kõigepealt on mopid, lapid soovitavalt eraldi, sest pindade peal ja põranda pinna peal on väga erinev mustus, et nad ei läheks kokku. Kui teil ei ole piisavalt kogust, et need pesta eraldi tsüklidena, et siis mopida käsilapid ja põrandamopid koos, siis pigem neid panna eraldi käsilapid eraldi pesukotti, et nad ei puutuks väga kokku selle põrandamoppidega, et pesemisel
vähemalt 60 kraadi temperatuur peab olema ja alati peab olema puhastusvahend, mis ei sisalda pleegitajaid, eriti klooripõhiseid, et kloor natukene kahjustab neid, et ta vähendab nende eluiga väga kõvasti. Ja kuivatamisel parem kasutada kuivatusresti, ehk siis lasta õhus nendel kuivada, mitte toppida kuivatisse, sest kuivatites tihti on väga kõrge temperatuur, seal 150-160 kraadi, et siis plastik hakkab kokku sulama ja need väiksed soonekesed lihtsalt sulavad kokku. Minu käest väga tihti küsitakse, kas kasutada vahendid või mitte, sest ju põranda moppides ja lappides on juba puhastusvahend sees. Et see on selline huvitav küsimus, aga ma proovin sellele vastata, et kõigepealt tuleb aru saada, et kuna me peseme meie kareda veega, mis sisaldab neid kaltsiumioone, mis näevad välja sellised, et nad on teravad, ikkagi see on kivim, ta on lahustunud vees. See, et ta silmaga ei paista, ei tähenda, et ta ei ole seal olemas. Ja iga kord, kui me peseme lihtsalt karedas vees moppe, lappe, need kaltsiumioonid ja need mineraalid lihtsalt kahjustavad seda kanga. Et näiteks siin on väga hästi välja toodud, et piltide peal, et kui vaadata, ma võtan selle pliiatsi, et kui on uus kiud on ilus ja sile ja peale mitme korda kasutamisele karedas vees, et kiud on juba lõhenenud ja tulevad need väiksed tükid sealt küljest ära, et see tähendabki, et nende tootlikkus hakkab ka langema. Nii. Ja siis on veel üks tehti selline uuring, et näiteks pesti mikrokiud, lapid, moppid ainult veega, 25 pesutsüklit, ainult veega vasakul ja paremalt profipuhastusvahendiga. Et on nagu kohe näha, et väga erineva tulemuse annavad need, see tulemus on väga erinev, et siis need profi pesuvahendid, mis on mõeldud moppide puhastamiseks, nad seovad ennast selle soolade ioonidega, et nad nii-öelda pehmendavad seda vett, mis ei kahjusta seda kiudu. Ja tegelikult siin tekibki see mikroplastik, et sellised peenikesed, väiksed tükikesed, mis eralduvad moppidest, lappidest ja nad pärast satuvad sinna veete ja pärast jõkke ja ei tea kuhu veel. Ja see muidugi ka lühendab selle moppide eluiga. Siin on praegu välja toodud, pildi peal on 25 pesutsüklit, aga kui meil on lapp kasutuses mitu aastat, iga päev pestakse, et siis seal on juba 600 korda pestud, et ta näeb hoopis teistsugune välja. Muidugi see mopp enam väga hästi ei puhasta, ta pigem juba ei tee mitte midagi. Siin oli konkreetselt kasutuses kiiliprofi aine Arena Secco, mis ongi mõeldud tekstiilide ja lappide puhastamiseks. Nii palju siis üldist teemadest, et nüüd läheksime köökide koristamise juurde. Nii, jätkame siis teemadega, räägime natukene köögist. Mida ja kuidas köögis võiks koristada. Kõigepealt köögis on hästi palju erinevaid tehnikat, erinevaid pindu ja esineb ka erinevat mustust. Vaatame neid üle. Köökide koristamisel on alati üks ja sama seos, nagu ma enne rääkisingi, et mustus ja pinnakate, kui me valime kemikaali või meetodi, kuidas seda eemaldada. Ja sellest nagu sõltubki, et optimaalne valik, et kas üldse keemiavabalt, näiteks kemikaali ei saa kasutada või on materjali sõbralik aine, mis ei kahjusta pinda, on ohutu tervisele, ohutu pinnakatetele, ei kriimusta,
ja me ei vii mustust laiali, on keskkonnasõbralik, võib-olla mingil määral ka desinfitseerib, eks meil on väike sanitatsiooni omadused ka olemas. Et kaplid, sahtlid, prügikastid, et nende puhastamisel tuleb lihtsalt vaadata, mis seal sees on, kui on lahtine, lihtsalt piisab ka tolmuimeja kasutamisest, aga kui on natukene juba plekke, et enamus plekke ja mustust tuleb pinna pealt ära, lihtsalt korraliku purr või PVA lapiga. Et need on sellised lapid, mis on juba töödeldud, et nad on seal kummised, et teha natukene niiskeks ja suurema osa mustust saab juba eemaldada. Need plekid, mis on juba kinni jäänud, võib proovida ka melamin nuustikuga, ehk siis imenuustikuga neid eemaldada, aga siin peab proovima, kas see pind üldse talub nende nuustikute kasutamist, ehk siis ta ei juhtuks nii, et me kriimustame selle pinna ära. Et ja ainete sahtlitel ja prügikastidel enamasti seal mingit suurt vahendit ei ole vaja kasutada, et seal piisab ka lihtsalt veest, et või siis natukene neutraalset ainete tilk juurde või siis nõudepesuvahendit, et sellega saab enamus pindu ja mustust eemaldada. Kui juba töötasapinnad ja valamud, seal muidugi juba rohkem sellist orgaanilist mustust ja rasvajääke on, seal muidugi võiks juba kasutada natukene rohkem mehaanilist jõudu, et võiks soetada endale korralikum hari, et harjad on väga head need Vicani tooted, et need harjad on väga vastupidavad ja kestavad hästi kaua ja lappides muidugi vileda purr või PVA lapid, et nad väga hästi eemaldavad enamuse mustuse lihtsalt ära. Ja kraanikausiga tuleb natukene rohkem vaeva nägema, et vaatame siin ühe pildi peal on näha, et valamus on hästi palju toidujääke ja see, mis värvib, et tihti meil ongi, et kellel on kunstkivist heledad valamud, et seal need kohvi, tee ja marjade jäägid lihtsalt kogunevad. Et kui seda mitte iga kord maha loputada, mitte kuivatada seda pinda, et sealt tekibki selline kiht, mis ei tule niisama ära, et aga seda väga hästi saab eemaldada nii, et valge kauss muutub uuesti valgeks, et no siin on veel selline ekstreemnäide, kus kliendil oli hästi juba tuhmiks läinud pind, et mustust oli hästi palju kinnitunud ja perenaine oli juba nõus selle täitsa ära viskama, et aga siis mõtlesin, et luba ma proovin, et ja ma sain selle ilusti puhtaks ja puhastusvahendiks oli mitte miski muu kui tavaline klooripõhine Domestos, ehk siis ta on pleegitaja, ta pleegitas need värvi plekid välja, et see kiht tuli ilusti maha. Aga klooriga tasub lihtsalt meeles pidada, et klooripõhised puhastusvahendid kõigepealt sattudes valele pinnale, näiteks riietele, ta väga kergelt kahjustab riideid. Muidugi ta ka haiseb ka kõvasti, et tuleb kindlasti need ruumid tuleb tuulutada ja lasta ainel mõjuda. Kloor on üsna aeglane aine, kiiresti ta rikub meie riideid, aga valamu pinna peal ta peab toimima vähemalt 10 minutit või vähemalt 10. Et siis kohest efekti ei ole. Me lihtsalt paneme vahendi peale, vajame harjaga laiali, harja jätame isegi kraanikaussi, las ta desinfitseerib selle, kloor väga hästi desinfitseerib ja laseme tal mõjuda ja pärast lihtsalt loputame ja tulemus on väga-väga ilus. Kui meil on hästi juba ummistunud kraanikauss, et vesi ei lähe enam alla, et siis tuleb kasutada tugevaid aluseid. Need on ka nii vedelal kujul, näiteks torusiil, mille pH on 14 ja või siis need graanulid, no näiteks Estco, Torpa või need müüakse väikeses kotikestes, et tavapoodides, et need ongi ummistuste likvideerimine, et me kallame need graanulid
sinna sisse ja kallame koheselt tulikuuma vee peale, aga ettevaatlikult, sest tihti sealt tuleb vulkaan välja, et hakkab tagasi pritsima mustust ja seda aluselist ainet. Torusiiliga natuke lihtsam, et kuna tal on vedel, et me valame sinna lihtsalt vedeliku peale. Millal kasutada vedelal kujul ummistuste eemaldajat, millal graanuleid, sõltub sellest, millise ummistusega tegu on. Kui näiteks vesi üldse ei lähe alla, siis pigem kasutame torusiili vedelat. Aga kui vesi nagu läheb aga aeglaselt, siis parem graanuleid. Graanulid jäävad, kleepuvad selle mustusele kinni ja söövitavad selle lahti. Sest kui ta vesi ikkagi läheb kraanikausist alla ja me valame seda vedelikku, ta lihtsalt läheb alla ja seda mõju aega üldse ei ole. Ehk siis me lihtsalt kulutame ainet, aga väga ta hästi tulemust ei anna. Kui on juba tekkinud veepritsmetest need sellised plekid, on kiht karedus tekkinud, siis me kasutame happelisi vahendeid nende plekkide kihtide eemaldamiseks. Kas happega või siis juba küürime selle maha näiteks seebivillaga. Aga jällegi, kuna seebivill on abrasiiv, et siin tasub proovida mingi väikse koha peal, kus me ei näe, kui on näha, kas see üldse pind tasub. Keel juba läheb sassi. Tuleb katsetada väikse pinna peal, et kas see pind üldse seda kraapimist talub. Et siis me näeme, et me ei tekitaks seda liigset kahjustust. Ja desinfitseerimisele me võime kasutada kas või profitoodet, näiteks Kilto pluss kloor, muidugi võib ka kasutada tavalist Domestost, mis on ka kloori baasil ja need mõlemad ained sisaldavad seda põhikoostist, see põhitoimeaine on üks ja sama nendele. Lihtsalt vahe on selles, et Domestos on juba valmis lahus, aga pluss kloor on vaja lahjendada, et see pluss kloor lihtsalt kestab kauem. Ja nende ainete puhul tasub meeles pidada, et need ained on söövitavad, ärritavad ja kahjustavad loodust. Eriti need kloori baasil ained. Kui pinna peal meil on juba selline rasvane kiht, mis ei taha niisama ära tulla, et siis pigem kasutada tugevama alust, et ju siis üldpuhastusaine ei saa hakkama, veest ka juba ei piisa ja soojast veest ei piisa, siis me võtame mingi aluseline aine, näiteks puhastusimpordis müügil olev Xon Forte, see on number 1 toode, võiks öelda rasva eemaldamisel väga hästi tõhus. Kui on segistite peal juba plekid, mis ei tule juba ainetega ära, siis on juba pinnakahjustus või pinnamuutus, et seda parem juba maha poleerida, et selle jaoks on need poleerimispastad, näiteks Flamil või alumiiniumvelgede poleerimispastad, mida müüakse tavaliste autopoodides. Maksavad paar eurot, aga väga hästi poleerivad metalle. Mikrolaineahi, et kemikaale seal üldse ei ole soovitatav kasutada, kui mina puhastan mikrolaineahju, et ma pigem teen kausikese vett, lihtsalt lasen ta kuumaks, et see aur tõuseks ja lahti leotaks selle mustuse pinna peale, pärast lihtsalt lapiga pühkin ära, et kellel meeldivad lõhnad, võivad lisada sinna näiteks natukene sidrunit või laimi, et see aur oleks rohkem meeldiva lõhnaga, et muud selle nagu vahet ei ole. Et need TikToki ja need YouTube'i selle soovitused, et sidruni vesi teeb imesi, pigem ta lihtsalt lõhnastab, aga kuum aur, see pigem võtab mustuse lahti. Kohvimasinate puhul jällegi oluline on see, et me ikkagi liigutame, võtame selle masina lahti, et
sisu puhastamisega parem viia see ikka hooldusesse, et seest ära puhastada, et aga välised pinnad me ikkagi puhastame. See on selline puhastusteenide pigem igapäevane ülesanne, et vaheldusel liigutame, kui siin juba kohviubasi või plekki on juba kohvimasina alla jäänud, siis puhastame ka selle aluse ära, et vahenditest mina näiteks ei kasuta originaaljuramasina näiteks neid originaaltooteid puhastamises, need minu jaoks on lihtsalt ülehinnatud ja liiga kallid, et mina kasutan neid odavamad alternatiive näiteks Kiili poolt, et nad on kordades odavamad ja sama tõhusad, et siis mingid muud vahet nendele ei ole, et ja masina puhastab juba aastaid ja ei ole mingid suurt vahet ei näinud, et näiteks originaaltoode oleks kuidagi parem. No külmkapiga on nii, et külmkapp on teenuse osutamise poole peal, kui näiteks pakkuda kodukoristust, on väga aeganõudev tegevus ja see ei saa olla odav, et näiteks ühe külmkapi puhastamine võib võtta rohkem kui tund aega. Et sõltub, kui palju seal tooteid on, ikkagi kõik tuleb välja võtta, ära puhastada, kondentsist lahti saada ja seal on hästi palju neid peidetud kohti, kuhu mustus koguneb, tihendit ilusti ära puhastada ja see võtab kõik aega, et näiteks kui ma pakun kodukoristusel seda teenust, et ma lisan selle tegevuse pluss 1 tund aega, et eks siis kui suur see teenuse tasu võiks olla, et näiteks kui on 15 eurot tund, et siis vähemalt 15 eurot lisaks läheb ühe korrale selle teenusele, et kui me peame külmkapi seest ära puhastama. Ja sama on ka sügavkülmikuga, et kui ta on juba kinni jäätunud, seal on juba kihtida jääd on, et me siis ikkagi võtab hästi palju aega see lahti sulatamine, et see on hästi aega nõudev, et puhastamisel me teeme mitte midagi erilist, et lihtsalt kauss kuuma veega, et lihtsalt paneme päris kinni, me ei pane selle ukse, et ikkagi õhk käiks välja, et ta sulab kiiremini, aga kindlasti me ei torki noaga, et me seda auke seal ei taha tekitada. Pliidiplaatidega on nii, et pliidiplaadi puhastamisel, et kindlasti vaja veenduda, et ei oleks kuum, et me endale kahju ei tekitaks ja tuleb vaadata, millise mustusega me tegeleme. Kui seal on juba suur kiht kinni kõrbenud mustusest, näiteks elektripliidid, et siis tuleb ikkagi kasutusele võtta ka kraabitsa, pind eelnevalt märjaks, seebiseks ja siis kraabitsaga seda ära kraapida puhtaks. Ja kui seal on juba kergem mustus, lihtsalt kollane kiht on tekkinud rasvist, rasva eemaldajaga puhastame, aga kõik need küürimispastad on väga hästi puhastavad pliidiplaate. Need pastasi tuleb valida vastavalt sellele, kuivõrd jäme see pasta ise on, et siis võtta sõrmede vahele natukene hõõruda, et kui me tunneme kuulikisi, et ta natukene liiga abrasiivne, et me ei tekiks pliidiplaadile neid mikrokriimu. Et muidu mikrokriimud pärast on teatud nurkade alla ikkagi nähtavad, et pigem võtta selline pasta, mis ei küüri, näiteks tsif-kreem on tsif, kus on sõna kreem peale. Kreem tähendab, et ta on hästi kreemine, et ta on hästi peen abrasiiv, see ei kriimusta seda pinda, et seda võib julgemini kasutada pinna peale. Nii ahju puhastamine. Ahjuga on jällegi oluline siin, et vastupidi, et kui pliidi puhastamisel me peame veenduma, et see oleks külm, siis ahju pool me peame veenduma, et see oleks ikkagi soe. Siis seal on seda kinni kõrbenud mustust nii palju ja külma ainega külma pinda me jäämegi küürima. Et pigem pind teha 50-60 kraadiks sooja, et mitte üle selle, muidu me saame veel põletushaavasi endale. Ja ajame soojaks, pritsime aine peale, et kui on seinad, siis seinte peale me paneme isegi paber külge, et ta ei voolaks alla ja siis ta
mõjub kauemini ja mustus tuleb kergemini maha, et ja kui me võrdleksime külma ahju puhastamine, et aine peab leotama lahti seda näiteks tund aega rohkem, aga kui on soe 50 kraadi, siis seinte peal mustus tuleb maha. Kui ta on näiteks pluss 50 kraadi soe, et ta tuleb suht paarikümne minutiga, 50 minutit ja ta tuleb ilusti maha see mustus. Et nii nõudepesumasinaga jällegi see on hästi aega nõudev tegevus, et nõudepesumasinal on võib-olla kõige olulisem on ikkagi filtrite süsteemi puhastamine ja sinna sobivad väga hästi need täitsa tavalised nõudepesuharjad, aga mitte need, mis müüakse tavapoodides, pigem osta profipoest üks korralik, mis kestab aastaid ja sellega puhastada kõik need raskesti ligipääsetavad kohad ja puhastada vaja kindlasti ka tihendid, mis on tüütu selline, aga tihendid ongi sellised mustuse kogujad, et ja filtrid ja tihendid, need on kõige sellised lõhna tekitavad kohad, kus hästi palju lõhna tuleb ja need vajavad alati puhastamist. Mis veel nõudepesumasina kohta öelda, et jah, et pigem regulaarselt kasutada neid juba valmis olevad, mis müüakse need üldpuhastus, need suurpuhastusained nõudepesumasinatele, need tabletid ja vedelikud, et mida tihedamini me seda teeme, seda ilusamini meie nõudepesumasin kestab ilusamana. Kubuga ongi see lugu, et kubul on peab vaatama, mis materjalis see on tehtud, kui see on roostevaba, siis see on väga hea. Kui ta on harjatud, siis pigem puhastada selle harjatud suunas harjaga. Et näiteks, kui teil on kubu harjatud horisontaalselt, siis harja liigutamine peabki olema horisontaalne, mitte ristipidi. Muidu me võime tekitada mikrokriimusi. Igapäevaselt kubu pigem puhastada lihtsalt PVA või purlapiga niisutatud veega, sooja veega või tilknõudepesuvahendid, muud ainet ei ole nagu igapäevaselt vaja. Kui seal on muidugi juba tekkinud hästi palju mustust nagu kiht, siis pigem natukene aluselist ainet, näiteks köögirasva eemaldajat, Xonforte või siis radikaliin, nendega et ja kindlasti korralikult maha loputada selle lapiga, et niisutada veega ja lihtsalt loputada selle pinna. Õhupuhastit pigem puhastada ainult kuuma veega, et kuna need on alumiiniumist, nad ei talu need rasva eemaldajad ja nõudepesumasinasse ma ka päris ei soovitaks panna ja ma tean, et mõned seda teevad, et aga kui teil on liiga agressiivne see nõudepesumasina tablett, et see õhupuhasti rest võib välja tulla plekiline, et siis te näe nagu ilus välja, pigem seda ikkagi regulaarselt kuuma veega peale lasta, et ja hooldada ja kui ta on juba väga must, et pigem juba välja vahetada, need poest täitsa müügil on need asenduse restid. Nii, ja vaikselt jõudsime ka sunruumi, et sunruumidel on täpselt sama põhimõte nagu ka köögil, et on seos pinnakattega ja mustusega, et sealt me suudame optimaalselt valida, milline aine sobib paremini sellele pinnale, sellele mustusele, et ja muidugi peab vaatama ja kontrollima, kas pinnad üldse taluvad seda küürimisest mehaanilist tööd. Valamu peegel, et valamu ja peegliga on nii, et ma päris ei soovita kunagi kasutada, vahepeal on vaja, aga kasutada aineid, sest tegelikult peeglite peale hambapasta pritsmeid ja mõned veepritsmeid seal väga suurt midagi ei ole ja ostma ekstra peegli jaoks peeglipuhastusvahendid, et alati ei ole vaja, et piisab ka lihtsalt klaasi linast ja natukene vett, et ja tulemus on väga hea. Aga seda tasub muidugi teha regulaarselt.
muidugi, kui see on kord aastas puhastame, siis jah, meil on vaja natukene kangemaid aineid ja natukene ka hõõrumist ja küürimist. Duširuumidega peab jällegi vaatama, mis seisus ta on. Kui teil on tööstuslik selline, tööstusesse duširuum, kus on või üldkasutatav duširuum, kus hästi palju inimesi käib pesemas, et sadu ja tuhandeid, et siis muidugi teil on vaja pigem investeerida juba mahupesusüsteemi, et aga kui seda ei ole, kas või siis survepritsi, mis tekitab ahtu, et ainet peale kanda seda vahuna, seinte peale, lasta tal mõjuda, et ta söövitakse selle lahti ja vastavalt sellele, mis mustus seina peal erineb. Kui teil ei ole vee pehmendajat, teil on karevesi, pigem te peate kasutama happelisi vahendeid ja mida suurem kiht, seda kangem pH on, ehk siis seda väiksem pH väärtus peab olema. Et ja kindlasti, kui on hästi palju vuuke, ka vuukide küürimisharjad hästi palju aitavad. Ja klaaspindade puhul, et kindlasti võiks endale soetada, kas või koju isegi haakuva aluse väikse sellise, et dušikabiini poleerimiseks klaasilinnadega, mis on takjaga kinnitatavad, väga hästi poleerivad klaasi. See on see pikk video, ma jätan selle vahele, et duširuumi puhastamisel, kui on juba muidugi klaasid on sellised paksu katlakiviga koos, et selle setega koos, et siis pigem kasutada tugevaid profitooteid, näiteks Kiil Sampori Citro või Powerfix, mis on fosforhappe baasil, et see võtab väga hästi selle kihi maha. Kui on see mustus seisnud pinna peal liiga kaua, siis seda tasub ühe korraga, võib-olla ta ei tulegi maha, siis tuleb pigem seda korrata mitu korda, näiteks 2-3, vahepeal ka 5 korda, et saada saavutada seda ideaalse tulemuse. Seebivillaga võib proovida, aga tuleb ikkagi mitte nähtaval kohal katsetada, kas seebivill, et ei kraapiks selle pinna katte ära, et mõned dušikabiini vaheseinad või uksed on hästi nõrgas plastikus, nad üldse ei talu selle kraapimist, et siis pigem seda mitte teha. Ja kui on teil lõhnamure, siis võib kasutada juba lõhna eemaldajat, et Omnifresh või Chemifarmil on see Smellnet, et nende kasutamine siis võtab need ebameeldivad lõhnad ära seda ruumist. Ja kui teil on selline segistite peal selline kiht juba seebist ja katlakivist on tekkinud, et ta vahest ei tule juba ainega maha, et siis seebivilla kasutamine on igatpidi õigustatud. Seebivill võtab väga hästi selle kihi maha. Siin on veel paar näited, kui on juba sellised käest ära läinud ruumid, et kui on juba põrandal selline katlekivi kiht, et põrandatel, et kindlasti on seintel lihtsalt praegu heleda seina puhul ta ei paista välja, et siin tuleb kasutada ikkagi kanget ainet, Powerfix, mis on pH seal 0,5 kontsentraadist, siin ma pidingi kasutama kontsentraati, muidu ma ei saaks sellest kihist lahti, et muidu ma peaksin kordama seda protseduuri 5-10 korda, mul ei ole nii palju aega. Ja vasakul on siis segisti, mis lihtsalt Sampori Citroga tuli ilusti ära, ja ka pidin kasutama Sampori Citrote lahendamata kujul, et see pind saaks puhtaks. Trappide puhul tuleb ikkagi trapid lahti võtta ja eemaldada seal see mustus, mis koguneb sinna, sest tihti see ebameeldiv lõhn tuleb sellest, et seal on juba tekkinud elu, et seal juba bakterid hakkavad paljunema ja tekitavad sellist lima ja see lima vahest võib olla selline raskesti eemaldatav, et seal kindlasti tuleb kasutada peale vahendit, vaid ka harja, siis natukene lõhuda seda lima, et muidu desinfitseeriv aine üldse ei mõju. Siin üks näide, selline ekstreemnäide, mul ükskord oli objekti, kus trapp oli juba nii mustaks läinud, et
pidi kõik see lahti võtma, seal ikka juustega kinnisti ta ummistus, vesi tahtnud alla ära minna. Ja vahest on ka sellised üllatused tulevad, et trappidest, et seal andis nokitseda. Ja siin on muidugi klooripõhine lahus, et kõik need elemendid leotatakse, puhastatakse kloori lahuses, et mitte ainult puhastab, vaid ka desinfitseerib neid, et siis vabaneda lõhnadest. Vetsude puhul muideks see video ei ole naljavideo, et see üks ettevõte tegi endale reklaami, küll Aafrikas pakub teenuseid ja siis endale kodulehe videosid, mis on tehtud usinalt neid pindasid puhastavad, et miks me selle video praegu teile näitan, et näidata, mis tähendab aseptika, näiteks meie mitte mingil juhul ei tee, et sama lapiga, millega me kasutasime potti, me sellega ei puhasta teisi pindu, et me kindlasti teeme vahet, mis on poti jaoks, mis on muude pindade jaoks ja sama värvikoodid, mis on rääkida. Et aga potide puhul on oluline see, et kui palju seal ikkagi seda katlakivi on, aga seal mitte ainult sette võib tekkida ja roosta, võib tekkida ka kusikivi. Kuidas nendest vahet teha? Katlakivi, see lubjane kiht tekib, kui vesi jookseb allapoole, aga kusikivi on vertikaalne, see on rõngas selline. See on juba kusikivi, et see aga eemaldus on täpselt sama kangete hapetega, et Powerfix geel või Sun geel, mis on keelias vormis vahendid, mis lahustavad väga hästi seda setet, aga kui on kiht juba sama suur nagu siin pildi peale, et siin ma pidin kasutama juba rosterit. Roster on soolhappe vahend, mis on soolhappe baasil, et üsna kange ja see ainuke vahend, mis sai selle mustuse eemaldatud. Aga jällegi need vahendid on väga söövitatavad ja mul juhtus ükskord selline olukord, et ma puhastades dušikabiini selle soolappega, kinnas oli lihtsalt kergelt loputatud, et välja minna, ma võtsin selle ukselingist kinni, läksin välja, tulin mõne aja pärast tagasi, ma nägin, et selle lingi küljes olid juba plekid, ehk siis see happe hakkas söövitama seda metalli. Õnneks mul oli see poleerimispasta, et ma poleerisin selle mustuse välja ja seda ka kahjustuse välja, et vähemalt seekord ma pääsesin. Et hea, kui teil on küürimispasta, see poleerimispasta kaasas, aga juhtub. Niiskedes ruumides kõige raskesti puhastatavad pinnad on vuugid. Vuugid on sellised vastikud vahed, mida väga raske puhastada ja kus hästi palju tekib igasugust mustust ja elu. Kui teil tekkis juba sinna elu, ehk siis on kõrge niiskus, et pinnad on pigem jahedad kui kuumad, et siis tekib hallitus väga kiiresti, et kas ta on rohelist värvi või ta on mustad täpid, siis pigem seda eemaldada. Kloor on kõige kiirem, näiteks Domestos klooripõhine või Pluskloor või Astonish Mold Remover, mis on tavapoodides müügil. Need väga hästi eemaldavad seda hallitust ja ka hävitavad seda, ehk siis ta enam ei leviks. Päris mustades plekkides, kui ta on silikonis, et pigem ei saa lahti, sest hallitus sööb seda, mille peal ta elab, ta lagundab seda alus seda, mille peal ta kasvab, seda pinda, et aluspinda, et ta pigem ta söövitab ta ära ja siis meil tekivad mingid plekid, ehk siis ta on juba muutused ja kahjustused. Et aga Domestos ja Mold Remover on väga head kiired sellised vahendid, mis üsna hästi toimivad, aga lihtsalt need ruumid tuleb tuulutada, kui ta natukene haisevad. Kui teil on pigem selline kollakas ja
oranž või siis roosa kiht vuukide peal ja kuskil nurkades, et no see on pigem jällegi orgaaniline mustus, see on juba bakterid on selle hakkasid uhama, et pigem kas või aluselise ainega, jällegi klooriga võib teda puhastada või vesinikuga, aga noh, vesinik on üsna ohtlik aine, et ma seda pigem väldiks, et prooviks kõigepealt klooriga, et ta võtab nii hallituse kui orgaanilise mustuse võtab väga hästi ära, pluss desinfitseerib, et see orgaanika enam ei paljuneks. Aga kui meil on juba tekkinud musta värvi triibud vannitus, kui me teame näiteks vuugid on heledad, aga on ikkagi mustaks läinud, siis pigem jällegi, et vesi seisab ja teil on kare vesi. Ja siis mustus koos kareda veega on sinna kinnitunud ja kõigepealt tuleb lahti saada sellest setest, mis on koos veega sinna kinni jäänud, mis hoiab selle mustuse kinni. Ja jällegi toimivad väga hästi Powerfix keel, fosforappe baasil või Kalexan või Vinox Eco. Kui teil ei ole ligipääsu profikeemia juurde, siis võite proovida kasutada ka need harpikud ja need tavapoest saadavad happelised vahendid. Kui te alles kolite sisse või vuugid on veel puhtad, et väga soovitan neid eelnevalt ikkagi kaitsta, et kanda sinna kaitsekiht peale, et siis vuugid ei hakka imama ja koguma mustust endasse, et mustus jääb ainult pinna peale, väga kergesti eemaldatav, ja pluss ta on vist vett hülgav, et vuugid ei ole kunagi märjaks ei lähe, et ei muuda värvi, et näiteks Kiltosiil müüakse igas ehituspoes, et poorsete pindade immutusvahend just poorsetele pindadele, sest vuugid on poorsed, et vaja need poorid ära täita. Kui te tahate kuidagi ära kaista ka keraamilise plaadi, seal on hoopis teised vahendid. Need samad use case'id, mis mul olid, et mis ma enne näitasin, et oli probleem kinnitunud sette, liiga lubjane vesi, et jah, siin Sampurid Citro ja siin ma kasutasin selle konkreetse objektile lahendamata kujul, et Sampurid võib kasutada ka lahendamata kujul, kuid on nii palju seda setet. Ja üsna hea tulemus tuli, et teine murekoht, et on kõrbenud rasvakiht ja pritsmed jällegi kõrge temperatuuriga, küpsetab selle mustuse kinni, et selle puhastamiseks ma kasutasin Xonfortet, Xonforte võttis väga hästi selle mustuse ära, aga selleks, et ta töötaks efektiivselt, selle pinna, siis selle ahju oli vaja ajada kuumaks. Ajasin selle kuumaks ja siis kandsin aine vahuna peale, kleepisin paberid külge, et ta mõjuks kauemini uksed kinni ja ootasin 15 minutit ja see mustus tuli ilusti ära. Siin natukene selline problemaatiline pind, et näiteks need pinnad, mis väga ei taha märjaks saada, et tihti meil jääb PVC peale sellised nii-öelda lapijäljed, et me ei saa aru miks, et tundub, et doseerime õieti, aga ikkagi jäävad triibud, nii-öelda pesemistriibud, et pigem probleem on selles, et vedelik ei ole päris vedel, et kõlab kummaliselt, aga selle jaoks soovitavad kasutada ultraniisutavad puhastusvahendid, et siin näiteks oli kasutusele veripropp, see teeb vee hästi vedelaks, ta niisutab selle pinna ja siis teile ei jää need triibud, need kummised ja mõned plastikpinnad on sellised vett hülgavad, et vesi koguneb tilkadesse, ja siis pigem puhastada selle veripropiga. Või siis piirituse sisaldusega ained, mõned on alkoholipõhised need üldpuhastusained, et need ka väga hästi aitavad. Aga enamasti ma kasutan ikkagi veriproppi. Veel üks use case, et
siin oli metallist lusikad jätavad kausside põhja või taldrikutele sellised kriimustusi, et tavapesuga see lihtsalt ei tule ära. Et siin ongi kasutatud need küürimispastad, et üks väga enamus poodides kättesaadav, et magasiinis ja Prismas müüakse need power-based. Need sanaaru näoga need nuustikud, aga nuustik on selline tavaline nuustik, selle nuustikul midagi head ei ole, aga just see pesukivi, see on selline pasta, mis on hästi-hästi peen, mis ei kahjusta pinda ja see väga hästi eemaldab seda need jääke väga-väga hästi ära või siis profipoest müügile Jet Active, et see on happeline, need metallijääke ta eemaldab ka väga-väga efektiivselt. No nii, et nii palju siis sunroomist, et vaatame, mis desinfitseerimisest on, et desinfitseerimine jällegi on selline väga peen ja spetsiifiline teema, ma hästi põgusalt käin siin läbi, sest see tegelikult terve mul on üks kursus on pühendatud sellega, et see põhimõtteliselt läheb terve päev, et sellega tegeleda, aga mis on desinfitseerimine, on mikroorganismide hävitamine või nende hulka vähendamine tasemele, kus nad enam ei kujuta enam ohtu nagu meie jaoks või tervisele või keskkonnale, et siin oluline on teavitada endale selgeks teha, mis desinfitseerimisega tegu on, kas see on profülaktiline, nii-öelda ennatuslik, ennetatav toime, et tegevus, et me lihtsalt ennetame need haiguste levikud, et siis pigem kasutada pigem siis kasutada piirituse baasil, alkoholi baasil need desinfitseerimisvahendid, need väga hästi sobivad enamus pindadele ja need on väga lihtne kasutada. Aga kui teil on juba selline mitte profülaktiline, vaid juba konkreetselt ei teada kellegi vastu, näiteks haiglad teavad täpselt, on teada mingi nakkusallikas, et näiteks seal on noroviirus, et siis pigem valida täpselt sellele noroviirusele kõige efektiivsem vahend ja kasutada seda just nii, nagu tootja seda soovitab. Ehk siis desinfitseerimisel on väga oluline see mõjuaeg. Ennem puhastada pinda ja siis peale kanda desinfitseerimisvahend selleks ajaks, mis on seal pakendile välja toodud, et muidu see ei saa tagada seda tulemust. Aga need desinfitseerimisviisidest nii palju, et pühkimine on võib-olla kõige levinud ja kõige lihtsam viis, et meil on kas või eelniisutatud lapid või me ise niisutame lapikesi ühekordselt ja korduvkasutatavaid, et siis me nendega pühkime pinnad ära, näeme, et on visuaalsed märged, mõjuaeg on enamasti põhimõtteliselt kuivamiseni, või kui pakendil on välja toodud mingi aeg, siis selle aja vältel see pind peab olema niiske, et see on see meetod, mida kõige rohkem kasutatakse. Aga teine natukene juba efektiivsem meetod on udu või elektrostaatiline piserdamine, kus on seda vahendit piserdatakse peen uduga ja ta on veel laenguga, ta on staatiliselt laetud, ehk siis ta katab suurema pindala lühema ajaga ja kergema vaevaga, ja üldse puutevabamalt seda pinda üldse ei puutu ja siin on väga hästi näidatud, et kui ma kasutan lappi või pritspudelit, ma niisutan ainult need teatud pinnad, enim levinud puutepinnad ja muud asjad ma jätan desinfitseerimata, puhastamata, kuigi udu elektrostaatiline katab terve pinna ilusti ära ja siis see aine seal mõjub pikemalt ja see
mõjuaeg ja toime efektiivsus on kordades kõrgem. Aga see on jällegi eeldab hästi palju investeerimist, et vahendisse, selle seadmesse, et sinna päris piiritust näiteks ei saa kasutada, aga see on jällegi väga lai ja eraldi teema. No nii, tundub, et mul slaidid said otsa, siis ma tänan teid kuulamast. Vedaega.